Aga siiski, nagu kunagi on ühe riigi ülesehitamine piisavalt rutakas ja lihtne, seisame me tänapäeval väga paljude probleemidega silmitsi. Mõningad neist nagu töötus, madalad palgad või siis president Ilvese kõnes mainitud fakt, et meie riigi teenused on justkui veel piisavalt kättesaadavad üle Eesti. Ja kõik nõuavad ikkagi meilt sellist ühtset meelt tahet edasi pingutada ühtse rahvana ja olla need julged ja hakkajad inimesed. Aga samas võib ka mainida, et meie ühiskond on jõudnud siis mõõnaperioodi. Ühtpidi me tunneme ennast väsimunana, sest pidevast pingutamisest, võib-olla sellest väikesest tasust, mida me oleme loodud. Me oleme võib-olla pettunud. Seda reaalselt ma saan tõestada valiks oma perekonna kaudu, sest minu peres on ema, pedagoog, isa, õppejõud, õde, õppejõud. Et iga õhtul tulles koolist koju kuulen seda pidevat jagelemist ja seda tüdimust, sellest piisavalt pingutamist, madalatest palkadest. Ja ainuke, mida ma näen, on siin patriotismik eesmärk võidelda siiski edasi, mis sest võib-olla see tasu ei ole piisavalt suur olnud, piisavalt motiveerinud. Ja samas, miks me oleme siiski veel mõõnaperioodis, et meie riigis on selline nii-öelda väga tugev erakondlik poliitika levinud. Et tähendab seda, et kui me valime teatud erakonna võimule, siis temal on kindel selline piibel, kindel selline ideoloogiline, ideaalne vaade teatud riigist, milline võiks näha välja tugev riik. Tihtipeale ei huvita meie valitsust enam see, mida hiljem võib-olla peale valimisi ütlevad meie inimesed. Pakkudes võib-olla kardinaalselt 80 kraadi teistvuseid ideid ja lahendusi, arvamusi. Ning seega on viinud võib-olla meid selliseks individualistlikum ühiskonna poole, kus võib-olla tavainimene on hakanud võõranduma riigist, võõranduma sellest tundest, et ta on osake millestki suuremast. See on meie tänapäeva olulisem probleem. Milleni see on viinud? Nimelt 10 000 meie Isamaa pojad ja tütred on läinud nimelt võib-olla kerguslikumalt ja lihtsamalt kaalutlenud sinna väljamaale seda paremat elu otsima. Seda elu, mille nimel me oleme piisavalt pingutanud, mis oleks õiglane. Näiteks Soome, Rootsi, Saksamaale ja ennäe imet isegi Küprosele on eestlasi läinud elada paremini. Ja kui vaadata näiteks, mida arvavad meie suurimad statistikaasutused üle Euroopa, siis sellise pessimistlikuma stsenaariumi korral ennustatakse eestlastele 40 aasta pärast umbes 500 000 inimesed rahvaarvu vähenemist. See on väga tõsine probleem, millega me silmitsi seisame. Sest ma usun, et nii palju teist on siin mõelnud seda, et minna võib-olla sinna Soome tööle või minna kuskil kaugemale. Võib-olla tahab mõelda seda, et jah, käin paar aastat välismaa, mis on tegelikult väga hea kogemuse poolest. Aga paljud siiski ei ole tahtnud tagasi tulla. Seega seisame olulise muutuse ees. Peame vaadata lahendusi. Mis oleks need lahendusi? Lennart Meri on öelnud, meist igast ühest sõltub Eesti püsimine. Seega me peame tooma meie keskkonda jälle sellise atmosfääri, mis valdas meid neil päevil, kui me võitlesime üldse vabaduse eest. Meil on kindlad suunad, kindlad tahe. Me peaksime hakkama jälle tugevdama sellist osalusdemokraatlikku ühiskonna vormi, mida iseloomub selline tugev kodanik ühiskond. Ühiskond ja liikmed on julged ja loovad, ettevõtlikud ja hakkajad. Sel juhul räägime sellest, et ühiskonna ja inimese vaheline koostöö suureneb. Ma olen ka kindel, et meie seas tegelikult piisavalt palju inimesi, kellel on häid ideid lahendusi erinevate ühiskonna probleemide jaoks, mis varsti lahendus. Aga meie riik ei ole piisavalt neid juurde motiveerinud ja treeninud selle jaoks, et oleksid ka julged ja hakkajad. Sest ma tean seda oma isiklikust näitest, et ühtpidis võib olla küll hea mõte, mõni lahe kihvt idee, korraldada mingi tore üritus, midagi muud noortele suunatud,
aga samas sul puudub selline julgus selle teostamises. Kuna sa mõtled, et see on piisavalt keeruline samm sinu jaoks, see ei pruugi sellega hakkama saada. Ja hiljuti ma korraldasin ise ka üritusi nimelt freezing Õnnekeskuses. Juba olete kuulnud, noortest levinud, et teatud inimesed jäävad üldvastase seisma. Kokku lepitud, omavad huvitav kogemus endale ja kiht vaatepilt kõndijad, kes näevad seda. Ja vaatamata sellele, et alguses ma tundsin, ma võib-olla ei saanud seda, võib-olla see on ikka raske samm minu jaoks, siis olemata sellest või tagasi hea rahvale meeldis. Näitas seda, tegelikult me ei võõrandu väga üksteisest. Suudame midagi koos luua, koos teha. Seega, ma julgustan teid kõiki, vaatamata praegusele ajale. Oleme ise julgemad ja hakkajad. Ma julgustan teid seadmendada neid eesmärke ja väljakutseid ning neid ellu viima. Sel juhul saame viia juba suuremaid muutusi läbi oma ühiskonnas. Ma olen ise olnud JCI ettevõtja kohe liige pool aastat. See on minu jaoks nagu teine kool, kus ma olen saanud olulisi kogemusi meeskonnatöös, projektijuhtimises, avalikus esinemises. Ja üldiselt olen saatnud seadnud palju väljakutseid ja raskusi, mida ma olen ületada proovinud. Millega ma olen ka võib-olla edukalt, vahest mitte edukalt hakkama saanud. Seega, mis on meie nii-öelda sellise ühiskonna viga? See on minu jaoks hindamatu teadmiste pagas, hindamatu haridus väljaspool kooli. Aga teades seda, et Eestimaa püsima jäämine ja Eestimaa tulevik sõltub meie järgmistest põlvkondadest. Me vajame hakkaid ja julgeid noori juba varakult. Et kõik see, mida ma olen võib-olla omandanud väljaspool kooli, tuleks tuua koolidesse. Osake sellest õppekavast. Et kui inimene lõpetab kunagi kooli, siis ta ei tunne ennast liialt raamis surutuna ja eraldatud ühiskonnast. Tal on saanud piisavalt kogemust. Ta teab seda, et ta suudab midagi korda saada. Ta on avastanud endast neid andeid ja oskusi, millest ta võib-olla pole koolius vaimunud. Sest tihtipeale meie haridussüsteemi näes piisavalt vaeva, tunnetust, luua julgeid noori. Jah, me eestlased oleme selline rahvas, et tihtipeale võib-olla puudub selline piisav julgus, aga fakt on see, et kui midagi teeme koos, siis me oleme keelukad. Ning sel juhul, ma mainisin, paljud inimesed, noored, kaaluvad jah, väljamaale minekut, siis see inimene teab küll, et väljasmaal võib-olla kergem ja mugavam elu. Aga siiski, ta võib otsustada selle raskema eluetapi poolest. Teab, et tema sest osake ühiskonnast. Teab, et ta suudab ise parandada neid probleeme muresid. Teab, et ta on võimeline saavutama rohkemat, ta võib-olla alguses on mõelnud. Seega, meist sõltuvad need teadmised ja käikud, mis toovad meie Eestimaa tulevikku. Aitäh!